Kujuteldamatud kaotused on olnud Venemaa sissetungi Ukrainasse tunnusjooneks. Kuu järel saadab Putin hoolimatult üha rohkem oma sõdureid lihaveskisse. See ei ole viga Vene strateegias, see on selle osa. Aga nüüd jõuab see kõik Venemaale järele. Ukraina luure on avalikustanud, et Venemaa armee on kokkuvarisemise äärel. Numbrid tõestavad seda. Jõhkrad statistilised andmed ei valeta, sest rohkem venelasi kui kunagi varem sureb. Ja just siin hakkavad asjad Putini ja tema barbaarse lihaveski strateegia jaoks tõeliselt muutuma. Venemaa ei suuda oma kaotusi korvata. Aprill 2026 on läbi ja sellega lõpeb 50. kuu, mil Ukraina on võidelnud Venemaa agressiooni vastu. Numbrid on käes ja aprill tähistab nüüd 5. järjestikust kuud, mil Ukraina on saavutanud midagi märkimisväärset. Ukraina lahinguväljal kõrvaldatakse rohkem Vene sõdureid, kui Venemaa suudab oma armeesse värvata. Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov avaldas selle uudise 5. mai Telegrami postituses, kus ta teatas. Aprillis hävitati või sai raskelt haavata 35 203 Vene sõjaväelast. Kõik kaotused on videoga kinnitatud. See tähendab, et juba 5. kuud järjest kaotab Venemaa rohkem, kui suudab mobiliseerida, ning kaotused lämmatavad teda järk-järgult. See vastab ligikaudselt sellele sõdurite arvule, mille Venemaa kaotas märtsis, kui Ukraina suutis purustada oma tekitatud kaotuste rekordi, kõrvaldades 35 351 sõdurit. Samuti tasub märkida, et märtsis on üks päev rohkem kui aprillis. Fjodorovi avalduse põhjal kaotab Venemaa nüüd iga päev veidi üle 1170 sõduri. Kui lisame aprillile ühe lisapäeva, et see oleks sama pikk kui märts, oleks Ukraina ületanud oma igakuise rekordi umbes 1000 ohvri võrra. Surmade arv kasvab ja nagu peagi teada saad, läheb Venemaa jaoks siit ainult hullemaks. Tulles tagasi värbamise juurde, on Venemaa kaotanud ajavahemikus detsember 2025 kuni aprill 2026 kokku 156 735 sõdurit, teatab United 24 Media. See tähendab keskmiselt 31 347 kaotust kuus. Sama perioodi jooksul suutis Venemaa värvata 148 400 inimest. See tähendab umbes 8300 sõduri puudujääki ning see viitab sellele, et Ukraina liigub lähemale sellele, et vähendada Venemaa vägesid Ukrainas. 2000 sõduri võrra kuus. See ei pruugi esmapilgul tunduda palju, kuid kui Venemaa kogu strateegia on taandunud lootusele, et suurem inimressurss kui Ukrainal aitab sõja võita, siis kahanev armee on sellele täielik vastand. Venemaa peab kaotatud jõud taastama ja olemasolevat suurendama. Ta ei tee kumbagi ning see on märk lähenevast värbamiskriisist, mis võib sundida Putinit astuma sammu, mida ta on üritanud vältida alates sissetungi algusest. Venemaal võib tulla mobilisatsioon. See muudaks kõike. Selleks hetkeks võite mõelda, kuidas Ukraina üldse neid numbreid teab. Meil on kaotuste osas hea vastus. Siin ei hinnata midagi. Iga kaotus on kinnitatud, nagu Fedorov avaldab. Ukraina kaitseminister ütleb, et nende andmed pärinevad Ukraina Army of Drones süsteemist. Süsteem pakub boonuseid Ukraina sõduritele, kes laadivad üles droonirünnakute salvestisi, mis põhjustavad kaotusi, mis tähendab, et iga kaotus, mille Ukraina kirja paneb, on sisuliselt andmepunkt, mis laetakse süsteemi üles. Kaitseministeerium saab jälgida iga üksikut kaotust ning premeerib sõdureid e-punktidega, mida nad saavad kasutada täiendava droonivarustuse ostmiseks oma võitluseks. See annab meile selge arusaama, millised üksused ja relvad on kõige tõhusamad, kui suurt kahju on tekitatud ja millised on vaenlase igapäevased kaotused, väidab Fjodorov. See lisab veel ühe huvitava nüanssi Venemaa värbamismahtu ületavatele kaotusnumbritele, mida Ukraina on avaldanud. 156 735 Vene kaotust viimase 5 kuu jooksul on vaid see, mida Ukraina on suutnud oma Army of Drones süsteemi abil kinnitada. Lisaks sellele on kindlasti veel palju rohkem. Iga suurtükituli, mida ei filmitud, lisab kaotuste nimekirja. Kui Ukraina sooritab keskmaarünnakuid juhtimispunktide ja sarnaste hoonete vastu, põhjustab see kaotusi isegi siis, kui droonid neid kaotusi ei salvesta. 156 735 on absoluutne miinimum Vene kaotuste arvust ajavahemikus detsember 2025 kuni aprill 2026. Tegelik arv võib olla tuhandete võrra suurem. Et veelgi soola haavale raputada, saavutab Ukraina oma muljetavaldavad kaotuste määrad ka väiksema rahakuluga kui kunagi varem. Ukraina relvajõudude mehitamata süsteemide vägede ehk USF-i ülem Robert Brovdi on Fedorovi väidet korranud, kuid ta pakub ka huvitavat ülevaadet sellest, millist rolli mängib USF Ukraina kaotuste arvu suurendamisel. Brovdi sõnul vastutas USF aprillis 10 581 Vene sõduri tabamise eest.
See on iseenesest huvitav, kuna see näitab, et umbes 2/3 Army of Drones süsteemis registreeritud kaotustest pärineb maa peal tegutsevatelt tavasõduritelt. Need on väed, kes ei kuulu USF-i koosseisu, kuid kasutavad droone Venemaa vastu. Aga jäädes USF-i näitajate juurde, ütleb Brovdi, et USF suudab tekitada kaotusi hinnaga vaid $882 ühe Vene sõduri kohta. See on väga väike. Venemaa maksab oma sõduritele rohkem kui see summa ühe kuu eest Ukrainas võitlemise eest. Vastase ressursside vahetamine drooni, plasti ja metalli vastu on üks tõhusamaid vahetuskursse kaasaegses sõjapidamises, kuulutab Brovdi. Ja temaga on siin raske vaielda. Üks ainus droon, mis maksab vaid mõnisada $, võib nüüd Venemaale maksta ühe sõduri, kogu selle sõduri varustuse ning kogu raha, mis on kulutatud selle sõduri rindele toomiseks. Sõjas, mille tulemuse otsustab üha enam lahinguvälja majandusloogika, on selline investeeringu tasuvus tõeline mängumuutja. Ja nagu me videos varem ütlesime, läheb Venemaa jaoks asi ainult hullemaks. Kohe selgub, kuidas. Ukraina on viimase 5 kuu jooksul võtnud süstemaatilise lähenemise, et põhjustada Venemaale võimalikult palju kaotusi. Sellel lähenemisel on operatiivne mõõdupuu. USF-is on peamine mõõdupuu praegu see, et vähemalt 30% kõigist sihtmärkidest, millega tegeletakse, peaks olema vaenlase elav jõud. Viimase 11 kuu jooksul on USF saavutanud 29,59% määra, nii et selgelt on veel arenguruumi. Siiski näeme tõusutrendi. Nende 11 kuu jooksul on USF kõrvaldanud 90 470 isikut. Arvestades, et aprillis hävitas USF umbes 10 500 sõdurit, näeme, et igakuised näitajad kasvavad. Kasvuruumi on veel küllaga ja see tähendab, et Venemaa kaotuste määr võib peagi olla veelgi kõrgem. Veel üks Ukraina peamisi mõõdikuid on 650 000 kaotust ettenägev eesmärk, mille Fjodorov seadis, kui ta jaanuaris kaitseministriks sai. Fjodorovi loogika on siin lihtne. Kui Venemaa kaotab 650 000 sõdurit, ei suuda ta oma sissetungi jätkata. Praegu on see jätkusuutlikkus kõikumas, kuna värbamine on nõrgenenud. Kuid nagu ka USF-i võrdlusaluse puhul, näitab 50 000 kaotuse eesmärk meile, et kasvuruumi on veel. Fjodorovi eesmärgi saavutamiseks on vaja veel 18 000 kaotust kuus, mis võib tunduda erakordselt kõrge latt, kuid tegelikult ei ole see nii. Ja siin on põhjus. Viimase 5 kuu jooksul oleme näinud, kuidas Venemaa maksab rekordilise hulga kaotusi üha kahaneva edu eest. Nii palju, et aprillis registreeris Venemaa oma esimese territoriaalse netokaotuse alates 2024 aasta augustist. Üks peamisi põhjuseid, miks see juhtub, on see, et Ukraina maastik on praegu ründava väe jaoks väga halb. Külm talv on asendunud märja ja porise varakevadega, mis aeglustab Vene pealetungi ja takistab nende sõdureid. Teisisõnu, Ukraina tekitab juba praegu Vene vägedele väga suuri kaotusi, kes ei ründa veel nii palju, kui nad hakkavad seda tegema maist alates ja suvel. Putini strateegia põhineb inimjõul. Saada nii palju kahuriliha Ukraina kaitse vastu kui võimalik ja võib-olla õnnestub võita. Kui maapind suvel taheneb, toetub Putin sellele strateegiale veelgi rohkem. Veel rohkem Vene sõdureid alustab rünnakuid ja Ukraina droonid hävitavad neid sõdureid veelgi rohkem, kui praegu näeme. Kui lisada siia Ukraina keskmaa rünnakud, on Venemaa sõjaväel ees ootamas katastroofiline suvi. Euromaidan pressiandmetel on aprillis Ukraina rünnakute arv 20–150 kilomeetri, ehk umbes 12–90 miili raadiuses järsult kasvanud. Ukraina korraldas aprillis selliseid rünnakuid 2 korda rohkem kui märtsis ja 4 korda rohkem kui veebruaris. Jällegi näeme, kuidas Ukraina kurnamispõhine lähenemine süsteemselt töötab. Iga keskmaarünnak hävitab juhtimispunkti, logistikasõlme, ladu või mõne muu sihtmärgi, mis toetab Venemaa eesliini sõdureid. Kui see toetus kaob, muutuvad need sõdurid haavatavaks. Veelgi rohkem kaotusi on loomulik tagajärg. Samal ajal, kui see kõik toimub, maadleb Venemaa värbamiskriisiga, mida me varem mainisime. Putin ei suuda lihtsalt piisavalt inimesi lepingutele alla kirjutama panna, et nad läheksid tema sõjas surema, ja see muudab ta meeleheitlikuks. Venemaa pingutab värbamisega hullumeelselt ja see on veelgi suurem probleem, mis peitub Ukraina muljetavaldavate kaotuse numbrite taga. Aga enne kui me selleni jõuame, see on The Military Show ja meie toome teieni kogu pildi, mis peitub pealkirjade taga. Kui sa pole veel tellinud, vajuta nuppu, et olla alati samm ees. Nüüd, Vene värbamine. Asjad lähevad natuke viltu. 13. aprilli raportis avaldas Militani, et Venemaa 2026 aasta esimese kvartali värbamine oli langenud 20% võrreldes sama perioodiga 2025 aastal. Eelmisel aastal värbas Venemaa päevas 1000–1200 sõdurit, mis võis olla just piisav, et kompenseerida kaotusi, mida ta praegu Ukrainas kogeb.
Liikudes edasi aastasse 2026, on igapäevane värbamine langenud umbes 800-ni, mistõttu hakkamegi nägema seda puudujääki, millest Ukraina teatab. See toimub isegi siis, kui liitumise eest makstavad rahalised stiimulid kasvavad. Militani ütleb, et Venemaa föderaalvalitsus pakub nüüd liitumisboonust. 400 000 rubla ehk umbes $5300 standardina. Seda boonust suurendavad sageli ka piirkondlikud võimud, pakkudes liitumise eest veelgi rohkem raha, mis tähendab, et keskmine Vene vabatahtlik värvatav saab nüüd 1,47 miljonit rubla ehk üle $19 600 lihtsalt oma nime allkirjastamise eest. Kvootide täitmise surve piirkondlikele valitsustele on nüüd nii suur, et nad kulutavad keskmiselt 4% kogu oma eelarvest sõdurite värbamisele. Mõnes piirkonnas ulatuvad need kulutused koguni 10%-ni, mis tähendab, et kogu see raha võetakse eelarvetest, mis peaksid olema mõeldud Vene inimeste elatustaseme säilitamiseks ja parandamiseks. Forces News toob välja, et Venemaa pakub lisaks ka ülemäära heldeid kompensatsiooniskeeme, et inimesi veelgi rohkem motiveerida. Need, kes saavad Ukrainas vigastada, võivad saada $36 000 suuruse väljamakse eeldusel, et vigastus on piisavalt tõsine. See raha peaks lahinguväljal hukkunud sõduri perekonnale välja makstama. Ja siiski, hoolimata nendest tohututest ja mõne arvates jätkusuutmatutest rahalistest stiimulitest, ei suuda Venemaa ikkagi värvata piisavalt sõdureid, et kompenseerida Ukraina poolt Venemaa sõjaväele tekitatud kaotuste ulatust. Ja asi läheb veelgi hullemaks. Nüüd leiavad ka teised riigid viise, kuidas takistada Venemaa sõjaväe värbamist. 5. mail teatas ajaleht Moscow Times, et Ühendkuningriik on kehtestanud uue sanktsioonide laine, mis on suunatud peamiselt 35 isikule ja üksusele, kes aitavad Venemaal haavatavaid migrante Vene armeesse sokutada. Ühendkuningriik väidab, et Venemaal on olemas jõhker võrgustik, mida kasutatakse migrantide meelitamiseks Putini kahurilihaks. Vene kodakondsuse väljavaade on siin sageli peamine ahvatlus, lisaks kõrgele palgale. See tähendab, et Venemaa saab oma kodumaise värbamise puudujääki mingil määral kompenseerida, meelitades sisuliselt välismaalasi sõtta, mis ei puuduta neid kuidagi. Kui teised riigid, eriti USA ja Euroopa Liidu liikmed, kehtestavad sarnased sanktsioonid, suletakse veel üks Venemaa värbamiskanal ning juba nähtavad probleemid süvenevad veelgi. Numbrid ei klapi Venemaa jaoks enam. Kuid tõeline probleem Putinile on see, et Venemaa värbamispuudujääk sunnib teda võtma ette veelgi meeleheitlikumaid samme. Jääme korraks migrantidest värvatute juurde. 29. aprillil teatas Kiev Independent, et Ukraina luure avalikustas Vene plaani kiirendada tuhandete välisvõitlejate kaasamist Vene sõjaväkke aastal 2026. Eesmärk on väidetavalt saada 18 500 migranti sõjaväkke, mis moodustab umbes poole kuu jagu sõdureid Venemaa praeguse igakuise kaotuste määra juures. Ukraina on samuti tuvastanud, et 30. märtsi seisuga võitleb Venemaa armees 27 407 välisriikide kodanikku. See on tõusnud umbes 18 000 novembris 2025 ja see näitab meile, miks Ühendkuningriik on kehtestanud äsja kehtestatud sanktsioonid. Vladimir Putin vajab neid välisvõitlejaid, et täita oma armees puudujääke igal võimalikul viisil. Aga juba see, et ta neid üldse kasutab, näitab, kui meeleheitlikuks ta on muutunud. Ärme räägimegi sellest, et enamik neist niinimetatud sõduritest meelitatakse Vene armeega liituma pettuse teel. Enamik neist ei räägi sõnagi vene keelt. Nad ei saa korralikku väljaõpet, nad ei saa oma käskudest korralikult aru, mis muudab nad rindel ebaefektiivseks. Putin ei otsi siin talente. Ta võtab vastu kõik, keda saab, sest tema ainus prioriteet on tagada, et kahuriliha jätkuks pidevalt. Venemaa välisvärbamiste võrgustike mahasurumine hakkab seda konkreetset meeleheitlikku sammu takistama. Aga Putin loobib igas suunas meeleheitlikke viimaseid katseid, et Venemaa värbamiskriisist üle saada. Me oleme juba rääkinud ausalt öeldes rumalatest rahasummadest, mida potentsiaalsetele värvatavatele pakutakse. Aga nüüd sihib Putin 2 gruppi, keda Venemaa ei saa endale lubada kaotada. Riigi noored ja need, kes töötavad selle nimel, et hoida üleval majandust, mis juba variseb kokku Putini sõjasurve all. Õpilaste osas on Venemaa teaduse ja kõrghariduse minister Valeri Falkov öelnud riigi ülikoolidele, et vähemalt 2% nende tudengitest peaksid sõlmima lepingud Venemaa kaitseministeeriumiga, teatab Pravda. See tähendaks, et kui Falkovil õnnestub oma tahtmine läbi suruda, läheks igal aastal Ukrainasse vähemalt 44 000 üliõpilast. See number tõuseks 76 000, nii kui määrus hõlmaks ka teisi kõrgkoole peale ülikoolide. Aga hullem, kui see katse veenda Venemaa noori Putini eest surema, on lakkamatu surve, mida neile avaldatakse. Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabadus, teatas veebruaris, et raskustes olevatele tudengitele Venemaa kõrgemas majanduskoolis antakse südantlõhestav valik. Kas visatakse koolist välja või kirjutavad alla kaitseministeeriumi lepingule. Teised ülikoolid järgivad eeskuju, kusjuures mõnes on täitmata jäänud ülesannete järele tegemise aega vähendatud vaid 2 nädalani, samade tingimustega.
Kui 2 nädala tähtaega ei täideta, visatakse tudeng koolist välja. Või võivad nad liituda Kaitseministeeriumiga ja saada hariduse organisatsioonis, mis paratamatult seob neid Ukraina sõjaga. Vladimir Putin on muutnud Venemaa haridusasutused värbamiskanaliks, kus ta saab rohkem liha lihaveskisse saata. Ta üritab sama teha ka Venemaa ettevõtetega. Rjazanis on piirkonna kuberner andnud kohalikele ettevõtetele huvitava korralduse. Moscow Timesi andmetel seisneb korraldus selles, et ettevõtted, kus töötab kuni 300 inimest, peavad esitama 2 kandidaati, kes sõlmiksid lepingu Vene sõjaväega. See arv tõuseb 5 kandidaadini, kui ettevõttes töötab 500 või rohkem inimest. Ja sihikule ei võeta tingimata ainult ettevõtteid. Uues määruses kasutatakse laiaulatuslikke termineid nagu organisatsioonid ja institutsioonid, mis avab ukse igasuguste rühmade sihikule võtmiseks. Me ei näe siin mingeid probleeme. Pole absoluutselt mingit võimalust, et ettevõtete omanikud ajavad isiklikke vimmasid, saates oma töötajaid surema, ja kindlasti pole mingit võimalust, et Ryazan hakkab vaevlevatele ettevõtetele aeglaselt käru keerama, saates nende töötajaid surema. Kui sarkasm kõrvale jätta, on see hullumeelne. See on peaaegu sama meeleheitlik kui Venemaa poolt joodikute värbamine sõjaväkke. Just sellest teatas Radio Free Europe Radio Liberty 2 aprilli paljastuses, et Venemaa teeb. See räägib Jegor Spinitši loost, kes ärkas pärast rasket joomisööd üles, arvates, et on kainestusmajas. Tegelikult oli see hoopis sõjaväe värbamiskeskus, kuhu ta oli saadetud pärast politsei poolt kinnipidamist. Spinitši allkiri oli registreerimispaberitel ja ta saadeti Ukrainasse. Ilmselt muutub see trikk Venemaal järjest tavalisemaks. On ikka midagi, kui venelane ei saa isegi paar pitsi viina nautida, ilma et teda sunniviisiliselt Putini kuratlikku sõtta saadetaks. Meile ei tundu, et inimesed, keda tänavatelt purjus peaga leitakse, oleksid parimad kandidaadid sõduriteks. Ja siiski, ükskõik kui palju Venemaaga on naeruväärseid trikke välja ei mõtleks uute sõdurite värbamiseks, ei muuda miski lihtsat fakti. Sellest ei piisa ja Putin, Venemaa president, jälgib nüüd reaalajas Vene sõjaväe täielikku kokkuvarisemist ning ta teab, et verejooksu peatamiseks on tal ainult üks võimalus. Mobilisatsioon hiilib Vene rahva poole. Juba on märke, et see toimub. 20. veebruaril teatas Euronews, et Kreml plaanib välja töötada piiratud mobilisatsioonisüsteemi, et reservväelasi sunniviisiliselt välja kutsuda ja Ukrainas vägesid täiendada, et seal vägesid suurendada. See ei ole veel täielik mobilisatsioon, kuid see liigub sellele järjest lähemale. Ja Putin teab, et pärast 4 aastat sõda, mis pidi kestma vaid päevi, kaotavad tema inimesed kannatust. Kui mobilisatsioon käivitub, võib Putinil tekkida mäss. Just sellist tulemust Ukraina soovibki saavutada. Putini hääletorud valmistavad juba ette pinnast selleks, mida Venemaa peab tegema. Vene uudisteagentuur TASS tsiteeris 3. mail Dmitri Peskovit. Ta ütles: "Te näete, et eurooplased mobiliseerivad oma jõude, kasutades ülierussofoobset kampaaniat päästikuna. Nad on valmis kulutama palju sõjalise jõu suurendamisele. Tõlkes tähendab see, ohoh mehed, Euroopa muutub tugevamaks. Venemaal on vaja rohkem sõdureid, et selle ohuga toime tulla." Kremli pressiesindaja väidab, et Euroopaga on ees ootamas karm vastasseisu periood. Aga tegelikult püüab ta lihtsalt Vene rahvast paratamatuseks ette valmistada. Nimelt selleks, et Putin sunnib neid peagi Ukrainas sõdima. Miski ei saa seda enam peatada. 5 järjestikust kuud, kus värbamine ei kata kaotusi, näitab, et venelaste huvi Putini sõja vastu on raugemas. Ja kuna Ukraina toetub üha enam strateegiatele, mis on viinud Venemaa katastroofiliste kaotusteni alates detsembrist, surutakse Putinit üha enam äärele. Meeleheitlikud värbamismeetodid ei toimi. Mobilisatsioon on tulekul. Ja kuigi ta ise seda veel ei näe, on Venemaa selle sõja juba kaotanud ning see viimane meeleheitlik samm saab Putini lõpuks. Need, keda Venemaa veel suudab värvata, ei ela kaua. Midagi tapab. 90% Venemaa sõduritest enne, kui nad üldse rindele jõuavad. Ja me saame selle kõik kokku võtta 2 sõnaga. Tapatsoonid. Tahad rohkem teada saada? Või vaata meie videot, et näha, kuidas Ukraina on pööranud Venemaa kurnamissõja pea peale ja saavutanud sellised kaotuste määrad, nagu oleme näinud aastal 2026. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show, kus me analüüsime Ukraina sõda numbrites. Ja aitäh vaatamast!